Dear Bruce, I need to be honest and clear. I'm going to marry Harvey Dent. I love him, and I want to spend the rest of my life with him. When I told you that if Gotham no longer needed Batman, we could be together, I meant it. I'm sure the day won't come when you no longer be I hope it does. And if it does, I will be there. But as your friend, you should. I'm sorry to let you down. If you lose your faith in me. Meie tänane superkangelane on siin Tartumaal, sõitis Anne linnas 180-ga politsei eest ära, mis on ka kinda huvitav asi, mida teha, kuna see politsei, kes teda taga ajas, ei jäänud üldse ka algusest seda taga. Ta läks kuskile, ütleme nii, et mingi Mario kuskil korteris märatses ja politsei tahtis hoopis Mario juurde minna. Aga kui motika vend nägi, et vilkuritega politsei tuleb, mis on esimene asi, mille peale ta mõtles, ta on nagu kurat, ma enne sõitsin just mingi 180-ga 90 alas. Ta raudselt tuleb mulle järgi. Paneme siis gaasi põhja. Ja läinud ta oli. Aga ta ei saanud nii lihtsalt seda politsei eest ära. Ta mõtles, et ma sõidan natukene. 180 küll ma siis eest ära saan, ja. Aga politsei ei andnud alla kiirelt. Politsei püsis tal kannul. Mida motikamees otsustas teha? Hakkame sõitma off-roadi baigiga. See ei olnud ka väga edukas. Tegi mõne hüppe seal muru peal ja lasi mööda kõnniteed ringi, on ju. Väga huvitav. Kui sul on motikas, sa saad seal sõita, aga auto mahub ka sinna sõitma. Ja muru peal sõidab ka auto, isegi võib-olla paremini kui motikaga. Lõpuks ta sai eest ära. Kui ta otsustas, et hakkab nüüd autode vahet minema niimoodi, siis ta sai eest ära. Siis politsei tegi postituse vist netti, et mingi, ma ei tea, mis ta nimi oli, mingi kuradi, ütleme nii, mingi Mirko Kivi. Jah, me teame, Mirko Kivi, et see olid sina. Me teame, kus sa elad. Me teame, mis su telefoninumber on. Me teame, mis sa tegid. Anna ennast üles. Mirko Kivi otsustas, et ta ei anna ennast üles. Ja paari päeva pärast, näe imet, politsei järsku ei tea, kes see on. Ja nad on nagu, kuulge, me täpselt ei tea, kes see või see eest ära sõita, et inimesed, kallid inimesed, aidake meil leida see paha mees. Ja mis on veel huvitav asi? Sellel vennal oli siin lenksu küljes Insta 360, kui ta rekordis seda. See on kinda huvitav, et Eestis ka juhtub selliseid põnevaid asju vahepeal. Ja see on kinda hea, sellepärast, et see on hea content, eks ole. Nüüd räägime natukene sellest eest ära sõitmisest. See eest ära sõitmine on kinda huvitav asi, mida teha, aga mitte Eesti riigis, kuna vaata, meie riik on nii väike, et chance, et sa eest ära saad ja niimoodi, et mitte kunagi üles ei leita, on päris paganama väike, sellepärast, et Eestis teavad kõiki, on ju. Ja kui sul on seal Insta 360, sa filmid seda, kuidas sa eest ära sõidad, on ju, siis sa pead arvestama ka seda, et sa ei saa ju seda mitte kuskil üles panna. Nagu, sa pead mõtlema mingi ülihaige skeemi, kuidas sa seda üles saad. Niimoodi, et menti tule sulle järgmine päev ukse taha ütlema, et kuule, sa sõitsid meie eest ära nüüd. Tuleme, paneme sind vangi. Nii et, sul on, ütlen ausalt, Eestis mendi eest ära sõita on kinda pointless. Ja kui sa seda teed, siis sa peadki seda siis sa peadki seda tegema niimoodi, et sul peab olema kiire paik, sa pead olema väga osav sõitja ja siis ongi see, et sõidad ilma numbrimärgita ja iga kord, kui sa sõidad, sa pead arvestama sellega, et kui ment tuleb, sa pead eest ära sõitma. Siis on see, et ühe korra jooksed, siis põhimõtteliselt alati jooksed eest ära, vaata. Kuidas nad ütlevad? Once a runner, always a runner või midagi siukest, Ja sellega on siuke paskasi ka, et mendid, nad ju vaatavad neid kaameraid ja kõiki, kus sa tuled, kus sa lähed. Sa pead ka sellega mõtlema, et
ehk kus kohas sa nagu hakkab põgenema nende eest või kuidas sa sõidad niimoodi, et need kaamerad sind ei näeks. Sest need kuradi mendid, nad jätab meelde, mis botikas sul on, mida sa kannad, mis värvi on su kindad, mis kiiver sul peas on. Noh, ja ma oletan, et kui sa sõidad mendi eest ära, sul ei ole kodus 10 erinevat kiivrit või 10 erinevat paari kindaid või 10 erinevat paari jalanõusid. Et või noh, mitu erinevat motikat. Ehk siis jah, kui sa ühe korra jooksed, siis sa pead arvestama sellega, et sa pead alati nende eest ära jooksma ja ma ei tea, kas sa tahad alati nende eest ära joosta ja sõita niimoodi, et mõtled, et huvitav, kas täna hakkab mingi ment taga ajama. No Eestis on muidugi see hea asi, et Eesti mentidel on suht aeglased masinad. Kui sul on kiire motikas ja sa oled osa sõita, siis sa saad küll väga lebotsad eest ära. Ja Eestis on ka pluss see, et sul ei ole mingi helikopterit, ei tule sulle jälitama, on ju. Noh, tehniliselt sa saad helikopteri ees ka ära sõita. Sa pead lihtsalt sõitma kiiremini kui helikopter. Mingi 10 minta sõidad kiiremini kui helikopter, siis see vend ei näe sind enam oma kaameraga, on ju. Aga noh, Eestis on see, et kui sa 10 minta, ütleme nii, sõidad mendi eest ära helikopteri eest, siis ainuke viis, kuidas sa tema eest ära pääsed, on siis, kui sa lähed midagi alla peitu. Aga noh, sul ei ole väga Eestis siukseid kohti, kuhu alla peitu minna. Sul on mingi metsateed ja mis iganes. Sul peab siis olema mingi sild kuskil või noh, palju neid sildasid Eestis on. Aga jah, minu point on see, et ei tasu ära sõita. See ei tasu ära, see on täitsa mõttetu. See on nagu mõttekas, ma saaks aru sellest siis, ütleme nii, et sa saadki sellest raha, see on sinu töö. Su töö on mendi eest ära sõita ja siis teedki neid mingid videosid, vaata. Pani mendi eest ära ja siis mingi, ma ei tea, mingi hunja firma on ju, maksab seda, ma ei tea, 2000 eurot palka selle eest. No lihtsalt enda vaatamiste eest, no oletame. No siis see on mõttekas, sa saad sulli, sa võtad selle riski, aga no niisama, et ment lihtsalt ajab sind taga. No mõtle, ma sõidan eest ära, no mõttetu ju. Reaalselt mõttetu. Sa reaalselt pead hakkama siis iga kord eest ära sõitma, kas sa viitsid iga kord eest ära sõita. Aga noh, eks igaüks ise teab. Ma olen varem ka näinud kesklinnas oli MT9 vist. Ja, pani mendi eest ära. Ja täitsa edukalt pani, aga noh, mendid jätavad meelde, millega sa sõidad, kus poolt. Aga noh, ja muidugi on kindlasti ka neid ka, et muidugi on kindlasti neid ka, keda ei saada kätte, keda lihtsalt joppab. Ja neid on ka. Aga Eesti riigis, no on ju väike riik, no. Kõik teavad kõiki. Sa ei saa eriti kauda. Ja noh, kõige lollim asi on ka siis, kui sa näiteks, ütleme nii, sa panedki eest ära, saad minema, sa filmid seda. Ja noh, enamasti need, kes kitse panevad, on keegi sinu lähedalt. Ehk siis sa jääd nii või naa vahele, kui sa räägid sellest kellelegi, et sa nüüd panid mendi eest ära. Keegi su lähedalt paneb kitse ja sa oledki pastis. Su naaber või ma ei tea, su vend või emps või kes iganes. Keegi räägib valele inimesele, boom, sa oled pastis. Siis sa pead olema nagu ütleme nii, nagu mingi draaglord või mis iganes. Sa ei tohi mitte kellegi rääkida, sa panid mendi eest ära. Veel vähem seda üles postitada. Noh, eks ole näha, võib-olla see vend ka postitas seda kuskil üles. Kunagi liigib välja vaata, siis näeme, kuidas ta kimas mendi eest. Noh, iseenesest kui põnev seda vaadata on, kui vend sõidab mingi enamus ajast kuskil kõnniteed või muru peal. See on ju jumala mõttetu. Ma kujutas ette, et noh, paned mendi eest ära ja siis paned mingi 300 autode vahet otsene. See oleks ka enda lahe vaadata, aga no tere sa läheb votikaga off-roadi. See on, ma ei tea, mõttetu. Ja noh, ta sai ka enda kuulsaks ka,
endal igas grupis üleval, et ahah, salvestab veel. Mõned Insta-riilid filmima, TikToki riilid, YouTube'i riilid. Okei, see video lõpeb nüüd siin ära, sellepärast et mul läks SV katki esimest korda, pole kunagi varem juhtunud seda. Ja järgmises videos te saate teada, mis SV-l juhtus. Ja nagu ikka, pange like ja subscribe, kommenteerige midagi siia alla. Ja kohtume teiega järgmises videos. Ja tšau, paka!